Kadi, räägi palun, milles seisneb Skandinaavia stiilimaagia? Tegelikult mul on tõesti järjekorrad, et tundub, et Eestis hakkab see stiil aina enam ja enam hoogu võtma. Et tegelikult nüüd see maja, kus me siin oleme, ongi see, mida ma viljelen, ehk siis Skandinaavia stiil. Et Skandinaavia stiil on siis stiil, mis tegelikult on selline valge, helge. Teda iseloomustavad tihti sellised vanad detailid, naturaalsed materjalid, hästi heledad toonid, erinevates toonides valged, sellised beežid, naturaalsed, vana sinist, vana rohelist, siuksed mõnusad vanad ja nagisevad asjad juurde, et see kõik tegelikult teebki Skandinaavia stiili. Ja tänapäeval on ta ikkagi nii välja kujunenud, et teda ikkagi tuntakse juba eraldi stiilina. Ja seda nüüd mitte ainult Rootsis, Norras ja Taanis, vaid tegelikult üle maailma. Et peamiselt on siis modernsemat joont ja sellist klassikalisemat ehk vana Skandinaavia stiili. Siin see maja konkreetselt on nüüd vana Skandinaavia stiilis tehtud. Kuna tegemist on tegelikult Uuesalus näidiskoduga, võiks öelda, et siin sellised nagu väga sellised vanaema asjad ja sellised tõsised, mõnusad, vanad, nagisevad detailid tegelikult puuduvad. Aga näidiskodu tegemine ikkagi seab omad piirid. Kui hakata sellist kodu tegema, et siis tasuks ikkagi nagu enda jaoks kõigepealt suur kontseptsioon paika panna ja siis hakata pisidetailidega pihta, et peamiselt esimesed asjad ongi need üleüldised asjad, põrand, seinad, mis materjale seinas kasutada. Et ma väga armastan selliseid tapeete, mis on just sellised mõnusad skandinaaviapärased, et nad on naturaalsed ja need on nii isikupäraste mustritega või sellised heledad. Ja selle juurde siin on valitud näiteks need seinatoonid, et saaks nagu üldmulje sükse mõnusa ja heleda. Nagu ma aru saan, on siin kõik siseviimistsuseks vajalik saadud värvikeskusest. Seal tegelikult koha peal on ka hästi armsad disainerid, kes alati on teid valmis nagu assisteerima, kui te ise ei oska, aga tegelikult seal on olemas kõik näidised ja kui te need kõik omavahel kokku panete, te saate juba siis väga hea pildi, et see ongi just hästi mugav tegelikult. Et ei ole nii, et tapeeti vaatasin ühes poes ja siis lähen teise poodi vaatama värvi ja siis kolmandast vaatan seal liistu, et tegelikult panen kõik omavahel kokku ja sa saad juba enda jaoks kohe sellise visiooni, mis töötab kuni liistudeni välja. Kui nüüd vaadata tüdruku tuba, siis millised on need kohad, kust inimesed saavad soetada vajalikku mööblit ja nipsasjakesi sellise toa kokkupanekuks? Meil Eestis on veel selline tendents kahjuks, et väga lihtne neid selliseid isikupäraseid heledaid asju ei ole leida. Et tuleb hästi silmad lahti käia, et ühest poest üks asi, teisest poest teine asi, kolmas asi ise teha võib-olla. Et tüdrukutoas on nüüd tegelikult hästi palju erinevat kauplust asju. Tekstiilid on seal Stockmannist, voodi ja see armas kiiktool on aatriumist ja lambid ja öökapp on samuti aatriumist ja laud ja tool on siis Vepselaineni omad. Üleüldine valge tuba ja see hele ilme, see toimib nagu täiesti erinevate poodide sisustuse näol omavahel kokku ja tapeet seal toas on värvikeskusest. Magamistuba on kujundatud kaunides beežidest toonides. Sekka ka huvitavad tekstiililahendused. Millele tuleks tekstiilielementide valiku puhul tähelepanu pöörata? Väga armsad tekstiilid on Stockmannis. Et alati tasub teil käia seal vaatamas ja neid omavahel kombineerides te saate nagu teha väga armsa pesa. Ja seal on voodi on Scanost ja öökapid oma lambikestega ja aksessuaaridega on jällegi leitud näiteks aatriumist. Kuna Skandinaavia stiilis on hästi palju, miksitakse neid puuvillaseid ja naturaalseid tekstiile, siis tegelikult Stockmannis see Home Decor sari ongi selline hästi tänuväärt sari, et ta juba toodab terve hooaja toote juba selliselt teile tegelikult ette, et teil on väga lihtne omavahel seal kombineerida, et võtta täpilist, ruudulisega ja ühevärvilist ja need sobivad tegelikult omavahel juba ikkagi reeglina kokku. Et lihtsalt mõtlen, et inimesed võiksid veidi julgemad olla, et voodi ei tähenda alati oma tekstiilidega tegelikult seda, et sul peaks olema ainult tekk ja 2 patja, vaid et need patju võib olla 6 või miks mitte näiteks hoopis 8.